Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 26. jaanuar kuni 1. veebruar kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega ja valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid endale ka siit noppida siis sellised olulised sõnumid, mis sinuga haakuvad või et mis sinu elus ja sinu jaoks hetkel siis tähtsad on, rolli mängivad või et lihtsalt sa tunned, et see on nagu sinu teema. Iga nädala energiavideo lõpus on toimumas ka mäng. Sellest mängust saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab siin video all kirjelduses. On olemas ka kõik ajamärgid, et sa saad sinna klikata ja video kohe hüppabki kas mängu juurde või lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis otsima. Ja enne veel, kui me alustame, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole like, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarot.ee kodulehte, et ka siis vaadanud, mida toob aasta 2026 lugemist, seal on see täitsa olemas. Et kui sa soovid piiluda, mis see aasta sulle toob ja kui sa soovid enda isiklikku lugemist tellida, siis kirjuta mulle tere@tiiutarot.ee. Meie lähme nüüd nädala energiate juurde. Me alustame suurepärase kaardiga, milleks on karikate 2 õigetspidi, sauade paas tagurpidi, sauade 7 õigetspidi, torn tagurpidi, okei. Ülempreestrinna tagurpidi, erak tagurpidi ja viimane kaart on meil mõõkade kuninganna õigetspidi. Okidoki. Päris huvitavad kaardid ja see torni kaart, ma imestan, et teda rohkem ei ole välja tulnud, et tavaliselt kui ma teen kas siis mida toob näiteks mingi teatud kuu, jaanuar, veebruar, märts, eks ole, neid lugemisi, jaanuari lugemisest ta kogu aeg tuleb välja, et jaanuar ja september on selline põhikuud nagu sellel tornil, eks ole, või siis ka talve jooksul ta tuleb palju välja, et meil on väga palju selliseid ärkamisi ja nagu sisemisi muutuseid, mida torn niikuinii tähendab, on ju. Ja tavaliselt ka, et ikkagi nagu, et ka kui ma teen neid pikkasid aastaringi lugemisi näiteks siis inimestele, et neid isiklikke lugemisi, et mida iga kuu sulle võib siis tuua, et jaanuarikuus tavaliselt seda torni hästi palju ka näha on. Ja ma imestan, et see talv, teda ei ole väga palju tulnud välja, ta ei ole tulnud nädala energiatest, ta ei tulnud ka selles jaanuarikuu lugemises ega üldse talvel. Ja torn on ka siin tagurpidi, mis tähendab siis seda, et see halb asi, mis sa kardad, et juhtub, seda ei juhtu või raske aeg on möödas. Või et torni kaardis vaatame hästi põeme, torn on nagu kaardipaki üks kõige destruktiivsemaid kaarte, ütleme niimoodi, et tema sõnum on nagu see, et süsteem, mis ei toimi, see peabki lagunema nii-öelda, et kui me oleme üles ehitanud näiteks sõprussuhte, paarisuhte, mis tegelikult meid lõhub või et mis ei ole hea meie jaoks, siis see inimene kaob ära, et juhtub mingi draama ja tekib mingi krahh, eks ole, et meil torn on nagu puhastuskuur, et meilt võetakse elust halb asi ära. Või siis näiteks töökoht, kus meid ei hinnata, kus koheldakse halvasti, kus on niikuinii halb palk ja vaata siis ühel hetkel juhtubki midagi, et me peamegi, et me oleme sunnitud lahkuma sealt nii-öelda. Ja selleks nädalaks, kuna torn on nagu suur kaart ja see ei pruugi olla lihtsalt üks päev, isegi üks nädal, et torn on nagu suur energia, et torn tähendabki puhastust. Ma soovitan puhastada oma kodu, viska kõik vanad asjad minema, tõesti nagu isegi julmalt. Ja selline intensiivne puhastuskuur tuleb meile hästi kasuks iga kord, kui torn ennast ilmutab ja see nagu leevendab tema efekti, sest me õpime nagu loobuma mõttetutest asjadest oma elust. Me puhastame vana energia, me saame uut energiat kohe sinna peale, ja tornikaardiga korrastada kodu, puhastada, kõik tolmurullid kapinurgast välja saada, et tõesti selline suurem kraamimine teha, et see oleks väga-väga soodne. Teine asi, mida torn tähendab, torn on sul tagurpidi, mis tähendab, et raske asi saab läbi. Et kui on olnud näiteks vaevaline mentaalne seisund või siis rahaliselt või kuidagi, et mis on sinu elus tekitanud ärevust, paanikat, stressi, siis torn tagurpidi ütleb, see on saanud läbi. Et selleks hetkeks, kui torn tuleb tagurpidi välja, siis on tehtud nii-öelda. Et see raske periood saab nagu läbi, aga mida meie ise hakkame tegema? Ma ikka ei tea, kuidagi äkki on hakanud nii hästi minema, et nüüd küll tuleb mingi halb asi, äkki juhtub jälle mingi halb asi ja me ise hakkame nagu üle paanitsema ja nagu üle mõtlema ja kuidagi liiga nagu kuidagi
ei lase endal ka nagu maha rahuneda ja sellega võime ka enda rõõmutunde nagu ära rikkuda, et kui on hakanud kergemaks minema, siis usu seda ja usalda seda ja tõesti nagu hingagi kergemalt. Ja torn tagurpidi ka, kui torn tuleb välja, siis see tähendab, et midagi ei toimi sinu elus. On see näiteks toitumine, on see, et sa liigud liiga vähe, sa saad liiga vähe värsket õhku, võib-olla sa töötad ennast üle liiga palju, see nagu on mingid struktuurid, mis peavad lagunema, ütleb torn, et sa niimoodi enam edasi ei saa, et sa ei saa niimoodi käituda, et see lõhub sind või see ei ole sulle hea, eks ole, et see torni kaarti inimesed tihti kardavad, aga ta on tegelikult meie jaoks hea, et ta hävitab midagi meie elust, aga see, mille ta hävitab, järelikult seda ei olnudki vaja, eks ole, et nüüd tuleb õppida nagu lahti laskma ja minna laskma ja ütlema head aega, et asjadele, mis ei toimi, aga kuna torn on tagurpidis, see tähendab, et see on juba tehtud, et tõenäoliselt sa selle talve jooksul või et jaanuarikuu jooksul oled nagu väga palju nagu silmitsi seisnud stressiolukordadega, raskete olukordadega, midagi võib-olla ei tulnudki välja, võib-olla ongi nagu keeruline periood, kus sa see nädal lõpuks tunned, et saab nagu selja taha jäetud või lõpuks ometi nagu tehtud, on ju. Et mul on tunne, et see viimane pingutus ja viimane samm nagu tekibki see nädal, sest tornile eelneb meil sauade 7 õigetpidi ja sauade 7 on igavene hambad ristis punnitaja. Need viimased pingutused, viimased punnitused, viimane jama on vaja klattida ja nagu kuidagi ka see, et sauade 7 nagu muster on see, et ta töötab ennast hästi üle. Ma pean vaeva nägema selleks, et olla rikas, selleks, et saada armastust, selleks, et mu suhted toimiksid, selleks, et olla edukas. Ma pean tegema hästi palju hommikust õhtuni, kogu aeg pean rügama ja vaevlema ja piinlema, et selles sauade 7 me oleme võtnud endale suure koorma. Sa jõuad selle ära kanda, aga sauade 7 ütleb, et vali oma võitluseid, et mingid asjad on nagu olulised ära punnitada ja pingutada, et saaks lõpuks nagu laualt maha, aga mingid asjad tead ei ole. Et meil ei ole vaja nii palju nagu piinelda asjade nagu nimel, et sauade 7 nagu ta on nagu siuke kahetine kaart või temas on nagu alati 2 sõnumit, et mingid asjad tuleb lahti lasta, tead, Hakuna Matata, sul ei ole vaja punnitada, asi laabub iseenesest, kõik läheb väga-väga hästi, rahune maha, et meil ei ole vaja võtta mentaliteeti, et ma pean X summas tööd tegema selleks, et Y summas raha saada või tulemust saada või armastust saada. Et me võime hoopis nagu 0 summat teha ja ikka olla väga-väga õnnelikud, eks ole, et seda töökoormust ja pinget nagu vähendada kindlasti. Aga teine pool sauade 7 on see, kui keegi vaidleb, taidleb, surub peale midagi, näiteks ülemus ülbitseb, et on nagu inimesed meie elus, kes tekitavad pingeid, siis sauade 7 on väga-väga tugev selgroog, et ta oskab ka enda eest võidelda. Ta oskab need paika panna, talle jääb viimane sõna, ta seisab enda eest, ta ei lase endale pähe astuda, ta on väga enesekindel ja väga tugev, et ta on nagu selles suhtes küllaltki agressiivne ja nagu sõjakas kaart. Ja kui tuleb agressiivne inimene sinu ellu, siis tead, sauade 7 pane ikka vastu ka, et me ei pea alla neelama neid asju, et tal ongi nagu selles suhtes mitu erinevat nagu sõnumit. Ja ületöötamine tuleb lõpetada, aga samas lõpetada ka lömitamine inimeste ees, et selline huvitav nagu kaardikene meile siia. Aga nädala alguses karikate 2 õigetpidi. Karikate 2 on armastuse kaart, kusjuures ja hingesugulaste kaart ja hästi toetatud ja hästi hell ja hästi nagu selline südamlik ja armas energia, et vallalistele karikate 2 alati ennustab siis uut suhet, uut armastust. Ta on väga harmooniline energia, et karikate 2 me tunneme enda hingesugulase selle järgi ära, et meis on midagi nagu sarnast, kas meie nimed on sarnased või et me käisime samas koolis väiksena või et meil oli sama lemmikloom või et meil on samad hobid näiteks või et meil on midagi hästi nagu haakub või klapib nii-öelda selles karikate 2. Karikate 2 mõnikord ka teile, kes on suhtes, ennustab ka nagu perelisa saamist, kindlasti nagu sügavamat armastust. Karikate 2 mõnikord ka kaksikute sünd ja kaksikute nagu selline kaart. Et nad on 2 sarnast, eks ole, 2 tilka vett on karikate 2. Ja sinu ellu ka tulevad nagu, kas on need sõprussuhted, võib-olla tööga seotud või kreatiivsed
kreatiivselt või hobidega seotud. Karikate kahes nagu inimesed, kes on tõesti nagu sinu inimesed, kellega sa oled loodud siis koos õppima, kasvama, tegema midagi suurt ära siin maailmas. Karikate 2 on nagu hingesugulaste kaart nagu igas võtmes, et see ei pea alati olema paarisuhted, aga eelkõige ta on ikkagi seotud romantikaga. Et vallaliselt pange vaim valmis, et mul on tunne, et keegi on sulle nagu silma peale pannud. Karikate kahes tea, et asi on võrdne, et kui sulle keegi meeldib, siis sina talle ka või et see, mida sina tema vastu tunned, et tema tunneb ka, et selline tore silmarõõmude kaart, kes on suhtes Karikate 2 on ääretult nagu sügav ja ilus hingesugulaste side ja tema ongi nagu soodustabki rohkem nagu selliseid südamesse vestluseid, kus me tõesti räägime, et mis ma tegelikult tunnen, mis mul puudu on, mis on hästi, mis ei ole, kuidas edasi, et ta on nii armas ja nii toetav ja mõnikord Karikate 2 tuleb välja nagu inimestele, kes hästi kardavad, et sellist ebavõrdsust vaata, et äkki mina armastan rohkem, äkki tema vähem või äkki mina tahan rohkem, äkki tema vähem või äkki mina hullult nagu punnitan ja teen selle suhte nimel, äkki tema ei tahagi. Ja Karikate 2 tegelikult ütleb, et asi on nagu võrdne, mõlemad tahavad võrdselt, mõlemad armastavad nagu võrdselt, aga meil tuleb ka neid hirme nagu väljendada enda partnerile, et kuskilt need ju tulevad, et ka tornikaart tagurpidi indikeerib mingisugust ärevust, et kuidagi ilus on kõik, et nüüd vist äkki tuleb mingi halb asi ja vaata ise ka hästi nagu mõtleme siis üle. Ja Karikate kahes mina võtaks kõik uued toredad tutvused hästi enda ellu vastu. Sul on väga hea sotsiaalne kaart erak tagurpidi ka väljas siin nädala lõpupoole, et erak ongi nagu kambavaim, koolikaaslased, töökaaslased, trennikaaslased, hobikaaslased, toredad sõbrad, hingesugulased, tutvusringkond, et hästi sotsiaalne nädal, kuna isikukaart on väljas, õukonna kaarte siin on, inimeste kaarte on, et väga palju sellist sädistamist ja suhtlemist ja nad on sellised mõnusalt sotsiaalsed, see erak tagurpidi ja Karikate 2 õigetpidi. Samamoodi ka sauade baas on väga suur nagu esineja ja sädistaja. Aga Karikate 2 ongi, et teeme otsuseid südamega, kõhutundega, südamega, kui tunne on hea, siis tegelikult ongi hea. Meil ei ole vaja üle mõelda või paanitseda, et kõik läheb tegelikult väga-väga hästi. Ja Karikate 2 ja eriti kui erakukaart on ka tagurpidi siin juures, siis tea, et sa ei pea nagu üksinda olema või kõike nagu üksinda lahendama, et see tiimitöö ja see koostöö on nagu vägagi märgiline see nädal nendes kaartides, et jagatud mure on nagu pool mure ja ka jagatud rõõm on topelt rõõm, et see Karikate 2 tuletab meile meelde, et sinu inimesed on alati nagu sinuga, et ära karda nagu küsida abi või nõu või lihtsalt koos nutta ja naerda. Karikate 2 ongi hästi südamlik ja toetav ja armas selline, et see tore, hästi nagu ääretult tore energia. Siis meil on ka sauade baas, mis on ka väga vahva. Sauade baas on selline kelmikas kaart. Tema räägib meile üritustest ja pidudest, kontserditest, et kui sa saad kutse kuskile või sul tuleb mingi lahe näiteks idee, või et sa ka võib-olla kogemata näed, eks ole, mingisugust lahedat üritust või et kontserti või pidu, siis absoluutselt sauade baasiga tasub nagu sinna minna. Teine asi, sauade baas on väga ilus kaart, et ta on eputav ja ta on ilus, et kui sa tahad välimust muuta, uued riided, uued juuksed, uus sina, et absoluutselt sauade baasiga tasub seda teha. Kui sa kuskile üritusele või peole lähed, pane enda kõige ilusamad riided selga ja nagu tõesti sära ja suhtle inimestega. Ja suhtlemisest rääkides, sauade baas ongi ääretult sotsiaalne kaart, et ta on seotud rohkem nagu esinemisega, et ta on sädistaja, ta on seltskonnalõvi, ta on seltskonna hing, kui ta kuskile läheb, ta meeldib kõigile, ta jääb silma, ta on väga ilus, ta on väga särav ja see oledki sina see nädal, ja ka tasubki neid tutvuseid rohkem nagu luua, on need mingid hobid, trennid, mingid koolitused, koosviibimised, peod, üritused, et absoluutselt sauade baasiga tasub ka nagu suhelda uute inimestega, rohkem sõbraks saada, et on ääretult nagu selline nunnu ja väga-väga südamlik ja väga armas kaart tegelikult, ja lõbus kindlasti ka. Ja sul on sauade baas tagurpidi, mis tähendab, sa ise tahad hästi igavalt enda elu elada ja kodus istuda ja tõsine olla, aga tegelikult sa üldse ei pea nii tõsine olema see nädal, et sa võid täitsa nagu maha rahuneda, lõbusalt koos aega veeta inimestega, väljas käia, särada ja ilus olla. Ja sauade baas on ka seotud hobidega, on need näiteks loomingulised hobid, kunstid, muusika, tantsimine, disain, käsitöö, maalimine, raamatu kirjutamine, mis
iganes sulle nagu pähe tuleb, et saudebaas ongi nagu selline inspiratsioonipuhang. Absoluutselt hakka kohe tegema, et saudebaas, tema õppetund on nagu see, eriti kui ta on sul siin tagurpidi ka, et kohe, kui meil tuleb loominguline idee, siis me hakkame hullult nagu mõtlema, et kus see kõik välja viib ja kas ikka raha toob sisse, kas on ikka mõtet teha, aga tegelikult tuleb meil teha, sest lihtsalt on lahe teha. Kui me laseme sellest pingest ja ootusest ja mingi plaan peab olema ja kus see viib, kui me sellest pingest lahti laseme, siis tead, see ongi edukas ja see toobki raha ja see inimestele meeldibki, sest sulle endale meeldib, et saudebaasis me õpime tegema naudinguga ja me õpime elama nagu hetkes ja tõesti nagu nautima seda hobi või et seda üritust või seda hetke, vaata kuidagi spontaansust rohkem ja minna laskmist ja sellist lõbusust ja ka ta on ka väga aktiivne kaart, on ju, et sportimised, trenni tegemised, võib-olla ka uue spordiala proovimine, et saudebaas on ka hästi selline vahva kaart, et sisemine laps, kindlasti baasid esindavad alati meie sisemist last. Sauade elemendis see on nagu tuleelement ja tuleelement on ka sportlik, aktiivne, sotsiaalne või kunstiline, loominguline. Pigem tuleelement on keegi, kes ei püsi nagu paigal ja igale poole tal on vaja jõuda, kõigiga on vaja nagu suhelda ja pigem võikski selline särtsakas nädal nagu olla. Järgi ongi meil tulemas see sauade 7, millest ma juba alguses ka rääkisin, et sauade 7 on see kaart, kus me loome ise endale liiga suure pinge, et me paneme endale liiga suure pressure'i nagu peale, et pingestame ennast enda eesmärkidega, arvame, et me peame nagu hommikust õhtuni rügama ja juba ei toitu hästi, ei maga hästi, hambad ristis, ma enam ei jaksa, aga ma ikka teen. Tegelikult sa oled väga tubli ja sa saad kõik asjad tehtud, aga tead, sa ei pea ennast lõhkuma selleks, et neid asju saada nagu tehtud. Ja asi ei olegi nendes asjades või selles pinges, vaid liiga palju. Asi on meie mentaliteedis või meie suhtumises, et suhtumine ütleb meile, et läbi hirmu näiteks, et ma pean kogu aeg tubli olema ja ma ei saa peatuda, muidu laguneb kõik koost näiteks on ju, või suhtumine ütleb, et ma pean rügama selleks, et raha saada või et edukas olla. Et nüüd tuleb üle vaadata need enda nagu need mõttemustrid, mis seda nagu pinget loovad, et isegi mitte käitumises nii hullult ei ole nagu asi ja käitumine on tagajärg, aga see meie enda seest kuskilt tuleb nagu sisemine soov hästi nagu üle pingutada ja tubli olla, näidata kõigile, tõestada võib-olla, et sa suudadki kõigega hakkama saada. Ja sa oled liiga nagu karm tõenäoliselt enda vastu, kui sul on sauade 7 õiget pidi. Ja tuleb õppida rohkem nagu sellist minna laskmist ja hakuna matata ja vaata kuidagi kõik laabab ja küll kõik läheb hästi. Aga samal ajal tuletame ka meelde, et sauade 7 teine pool on enda eest seismine suhetes, eks ole, et kui keegi tuleb midagi pähe istuma, peale suruma, ütlema meile või agressiivne kuidagi käitub meiega nii, nagu me ei taha, siis sauade 7 on tugev selgroog, ta on enesekaitsekaart, ta oskab enda eest seista, ta oskab suu lahti teha, inimesed ka paika panna, et selles suhtes päris äge. Ja siis järgi meil on tulemas see torn, millest ma alustasin, kuna ma alustan alati, kui torn tuleb välja tornist, inimesed hästi seda kardavad, et sa võid nüüd rahulikult hingata, et tornikaart on tagurpidi. See on katastroofi vältimine. See on see halb asi, mis sa arvad, et tuleb, seda ei tule. See õudne sündmus ja tööga seotud, rahaga seotud, suhetega seotud elu üldse, kuidas ma selle ära teen, issand jumal kui õudne. Ja siis järsku üldse läksid kuidagi hoopis teist teed pidi ja nüüd on hoopis elu uus ja kõik on teistmoodi ja see halb asi nagu ei juhtunudki. Ehk siis ära karda ja oluline on ka tornis tagurpidi alati endale meelde tuletada, et see ärevus, vaata, et kui meil on kõik nüüd hästi elus või hakkab nagu pingelangus tekkima, kõik maha rahunema, siis hakkab mingi uus hirm nagu pihta, et liiga hästi on, nüüd tuleb mingi halb asi ja vaata see, et siis hakkab nagu see pinge, et me nagu sisuliselt sauade 7 ja tornis, ega me ei oskagi kunagi maha rahuneda. Isegi kui elu on nime ilus, ikka nagu leiame midagi, mille pärast muretseda. Meil tuleb hästi nagu enda sisse vaadata ja küsida, kus see tuleb, et see stress ja muretsemine on muutunud nagu nii normaalseks osaks meist, et me ei suudagi ilma selleta nagu elada, et natukene nagu mõtteainet, on ju, et ma tean, et seda on väga kerge öelda. Ja me elame võib-olla ajal ja ka ühiskonnas, kus ongi nagu peab hästi palju tööd tegema, prügama, meil ongi raske, kogu aeg peab mõtlema, et kuidas, mis, kes, kuhu, on ju. Aga natukenegi leevendust sellele leida, siis sauade 7 ja tornikaart tagurpidi õpetavad meile seda, et nagu üle ei tasu ka sellega pingutada. Jah, meil on võib-olla väike stress, aga tead,
kogu aeg ei ole ka vaja muretseda ja pingestada tulebki leida neid rahunemise hetke nagu ka. Ja kindlasti see kodu puhastamine, kodu korrastamine ja tornikaardis hästi oluline. Et sellega sa leevendad nagu kuidagi seda üleminekuperioodi, et tornis asjad muutuvad väga järsku, vaata uued pöörded, uued muutused, uudised tulevad järsku nagu välk lagi pähe. Ja meil tuleb ka nagu õppida selle muutusega kaasas käima, siis ongi hea, kui meil seda vana kola nii-öelda energeetiliselt ka enam meie ees või et jalge ees siis ei ole. Edasi me lähme meil siis reedesse siin ja sellel nädalal ja meil on ülempreest rinna tagurpidi. Ülempreest rinna on hästi huvitav kaart nagu siia, kui ümberringi on väga praktilised kaardid, siis ülempreest rinna on ääretult hingeline ja müstiline energia. Tema on meie hing, meie hingerada, meie hingeõppetunnid, meie kõhutunne, meie sisetunne, iidsed tarkused, kosmiline sügavus, ääretult kõrge võnkega nagu kaart ja ülempreest rinna pane tähele enda unenägusid see nädal, keda sa seal unes näed, mis sa näed, võib-olla ka, et kui sa näed mõnda sümbolit või mõnda looma või et mõnda inimest, et unenäod on selles kaardis väga-väga märgilised, neid tuleb kuulata ja hästi nagu võib-olla, kui sa näedki intensiivselt unenägu, guugelda, loe, mis sealt nagu tuleb või ja nagu kõhutunde pealt võtta see info, mis sinuga nagu haakub. Ja teine asi, ülempreest rinnaga me muutume väga tundlikuks teiste inimeste suhtes. Et teiste inimeste tujud, tunded, soovid, vajadused, mured, stressid, ärevused, me hästi korjame ülempreest rinnast, saad seda kõike nagu endale ja meil tuleb õppida nagu piiri seadma või ka nagu puhastama ennast nagu sellest. Ja ülempreest rinna on ka selline kerge identiteedikriis ja vaimne ärkamine. Kes ma olen ja mis ma nüüd elus teha tahan? Kuidas edasi? Millist välimust ma tahan, millist tööd, milliseid suhteid? Väga-väga oluline punkt, et tõesti vaadata enda sisse, ta on hästi sissepoole vaatav introvertne kaart pigem, eks ole, et kes ma tegelikult olla tahan. Ja see on selline vaimne ümbersünd tegelikult ülempreest rinnas. Ülempreest rinna tagurpidi tähendab, et sa jooksed teiste järgi, et see tuleb rohkem endale keskenduda, sa muretsed liiga palju, mida keegi teine sinust arvab ja kuidas inimesed sind näevad ja kas sa ikka meeldid neile ülemusele või töökaaslastele või sõpradele või partneritele paarisuhetes või et me liiga palju oleme teised, aga me peame olema mina, et jällegi iseenda sisse nagu vaadata. Ja alternatiivselt ka, kui sa siis ülempreest rinnaga tahad õppida midagi nagu vaimset, on see kas või näiteks taro või reiki või tervendavad helikristallid või et sa tunned tõmmet nagu millegi poole, sa võid täiesti nagu lambist nii-öelda maakeeli või et tühja koha pealt nagu tunda tõmmet, et nüüd ma tahan nagu minna sellesse teraapiasse või õppida seda või arendada endas seda annet või et siis ongi siin selge märk on ülempreest rinna, et absoluutselt tee see ära. See on nagu nii sügav ja vaimne kaart, et tead ka kõige praktilisemad ja skeptilisemad inimesed, kes on nagu, ma olen 2 jalaga maa peal, ma olen ikka loogiline, on ju, ka neid mõjutab see kaart, et ka nemad muutuvad selliseks, kas ta on mu hingesugulane, universumi saladused, vaata, ka nemad muutuvad selliseks, et ülempreest rinna on lihtsalt selline võim. Ja tagurpidi see on suur õppetund, et ollagi imelik ja teistsugune ja unikaalne ja leida iseennast ja kõndida enda rada ja kanda neid riideid, mis sa tahad kanda ja teha seda tööd, mis sa tahad teha, vaatamata ja sõltumata teiste arvamusest, eks ole, et teiste arvamused kuuluvad prügikasti, me ei pea neid isegi võtma endasse ja see kaart tagurpidi mõnikord meil on see mingi sisemine muster sees, et me otsime väga nagu mingit tunnustust või kiitust või validatsiooni, aga sa pead tunnustama, kiitma, valideerima iseennast ja see ongi kõige nagu põhilisem, et siis me meeldime ka teistele, kui me meeldime iseendale, tulebki nagu, see on nagu uue sina nagu sünd ja ülempreest rinna on ka tegelikult veebruari kaart. Ja väga huvitaval kombel, kui ma juba nendest kuudest hakkan rääkima, torn, ma ütlesin, et tuleb välja väga tihti jaanuar-september ja erak on ka septembri kaart, et võib-olla see, mis teema valitses sinu elus septembris, võib-olla sa alustasid midagi septembris või et mõtlesid midagi ära teha, aga sa ei teinud õppima minna midagi, kuna sul on õppimise kaart ka erak, eks ole, siin väljas, ta on väga akadeemiline kaart, võib-olla nagu kooliga seotud, karjääri arenguga seotud, et võib-olla need asjad, mis jäid pooleli septembris või et sa ei jõudnud ära teha, nüüd on jällegi veebruarikuus aeg need jällegi ette võtta, et natuke mõtteainet siis
sulle ja lähmegi sellesse eraku energiasse. Erak tagurpidi on ülihea kaart, kui ülempreest rinne on väga siis introvertne ja intuitiivne, siis erak tagurpidi just nimelt leiab selle kamba nagu üles enda ümber, kes on ka sellised intuitiivsed ja ägedad inimesed, kes on nagu sinu inimesed. Erak tagurpidi on grupitöö ja tiimitöö. Ehk siis erak, kui ta on õigetpidi, siis ta on ju üksinda, ta on eraklik ja keegi minust aru ei saa ja ma olen ikka nii üksi, onju. Aga kui eraku kaart ennast tagurpidi keerab, siis me saame aru, et mind on 2 ja mind on 3 ja mind on 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka, et tegelikult sinuga sarnaseid inimesi on olemas ja nad ilusasti voolavad sinu ellu, kes aitavad sind õigel hetkel tööalaselt edasi, karjääris edasi, loomingus edasi. Siin on seda grupitööd ja tiimitööd palju, sellepärast et ka sauade baas ja karikate 2, mis on hästi sellised teeme koos on lõbusam, koos on kergem nagu siis energiat ja eraku kaart tagurpidi, et kui sa lähed kooli või õppima midagi, siis see ei ole nii oluline võib-olla, mis sa sealt õpid, vaid oluline on see, et kellega sa seal kohtud või et tuttavaks saad, et see kontaktide loomine, tutvuste loomine on siis oluline, kaasa arvatud tööalaselt, kaasa arvatud ka mingi kontserdid, peod või üritused, kus sa lähed, et nii-öelda see mingling, et me nagu suhtleme inimestega, saame uusi kontakte, et see on nagu väga-väga hea selles erakus. Siis tagurpidi ja erakul on väga huvitav nagu sümbol, et traditsiooniliselt, siin on ka see latern, eks ole, sellel kaardil nagu esindatud, et traditsiooniliselt seisab erak keset pimedust, selline iidne vana tark on ta alati see erak, keset pimedust, ümberringi on kott pime, aga käes on tal laternat ta hoiab kõrgel oma pea kohal ja laterna sees särab kuldkollane täht, mis kiirgab oma valgust läbi selle pimeduse ja see sümbol on eneseleidmine, sest täht on meie hing ja meie hinge anded ja oskused ja hinge sugulased ja hinge rada ja vaata need õiged asjad, mis me oleme tulnud siia ellu tegema. Ja erak ju hoiab käes laternat, mille sees on täht, mis tähendab seda, et nüüd sa saad selle nagu kätte või et sa saad see nädal nagu teatud ülempreest rinnas ja erakus selle aimduse või selle õige nagu lõnga otsa või selle raja nii-öelda kätte, mida mööda sa nüüd edasi hakkad nagu astuma, et sa oled täpselt nagu õigel teel ja et ta särab ka valgust teistele. Erak on nagu valgustaja, teiste aitaja, tema käes on latern ja ta särab pilkases pimedusest valgust mitte ainult iseendale, vaid ka tegelikult teistele, kes ka tahavad vaimselt ärgata, kes on loodud temaga koos sellel teekonnal nagu käima, et väga-väga äge, et kui sa oled ammu mõelnud õppida midagi, mine õpi, kui sa oled ka mõelnud õpetada, et sa oled enda ala nagu ekspert, võib-olla sulle väga meeldib midagi, sa oled aastaid nagu õppinud, arendanud seda, et erakus mõnikord saab ka õpilasest õpetaja ja erak igatepidi on ka meditsiini ja tervisekaart, et tervis paraneb absoluutselt, võib-olla, et kellel on olnud unega probleeme, et ülempreest rinna on hästi selline uneteemad ja unenäod, et erak nagu tervendab ka selle ära, et saad nagu kergemalt siis hingata. Et pingelangust on näha nagu sellel nädalal, jah, mingi viimane pingutus, jah, sul on kopp ees selles sauade 7, aga torn ja erak tagurpidi, see on pingelangus. Ja mõõkade kuninganna on meil viimane kaart. Mõõkade kuninganna on väga terane kaart, ta on head tehingud, head diilid, head lepingud, head ostud, head müügid, head lepingute allkirjastamised, head suured eluplaanid. Et jällegi ta on nii tubli, loogiline, terane, ta näeb kõike läbi, ta analüüsib kõik läbi, ta näeb, mida osta, mida mitte, kas kirjutada alla, kas mitte, igasugused töölepingud, laenulepingud, internetilepingud, mingid koduostud, müügid, telefonilepingud, nagu kõik, mis on vaja plaanida. Mõõkade kuninganna õigetpidi tähendab, et info on hea ja tasub edasi liikuda, eks ole. Muidugi tee endale kõik enne selgeks, mõõkade kuninganna ei liigu kunagi enne edasi, kui ta teab kõike. Ja mõõkade kuninganna saabki kõike teada ja ta saab tõde teada. Mõõkade kuningannale valetada ei saa. Tal on nii selline kullipilk, et ta näeb kõigest läbi ja kõigist ka samamoodi, et kes tuleb valetama, vassima, mingit jama korraldama, mõõkade kuninganna saab kohe aru, näeb kohe läbi. Ülempreest rinnaga sul on ka hea kõhutunne, mõõkade kuninganna on hea aju, loogika, eks ole, ja sa näed kohe läbi ja tead, tal on käes terava mõõk ja selle mõõgaga ta lõikab ka kohe selle suhte nagu läbi. Et selle pakkumise ta närib nagu läbi või siis ta nagu selle terava mõõgaga ta eemaldab mingi jama enda elust. Et kes ripub ta küljes, kes tahab midagi, kes kogu aeg nagu kuidagi kurnab teda, kes pakub midagi head, kes valetab, mõõkade kuninganna näeb tõde
ja siis ka lõikab läbi ja eemaldab selle mõttetu asja nagu enda elust. See on väga-väga hea kaart õiget pidi. Ja mõõkade kuninganna on ka hea info saamine. Oma ala eksperdid, kes nagu tõesti soovitavad sulle midagi head või kes on varem teinud, küsi nendelt abi, küsi nõu, ja nagu uuri infot või et siin on head sõbrad, sõbrannad sinu ümber, kes nagu tõesti toetavad sind, kes annavad sulle infot, kes aitavad sul kõik kuidagi riburada pidi nagu ära teha. Et jällegi mõõkade kuninganna on väga hea suhtleja, väga hea eneseväljendaja, tal on väga hea huumor, ta on väga nagu selline silmapaistev, et inimestele ta hästi meeldib, sest mõõkade kuninganna, miks ta meeldib inimestele? Ta väljendab ennast ääretult nagu graatsiliselt ja nagu ta oskab valusat tõde ka väga ilusalt öelda, eks ole, ja tal on väga hea huumor ja hästi nagu naljakas inimene on ta nagu selline särav, aga ta on väga sirgjooneline. Mõõkade kuninganna ei hakka sul keerutama ega suhkurt peale raputama, ta ütleb kohe ära. Ta ütleb kohe ära, et ära seda kleiti osta, sa näed selles halb välja, eks ole, ta ütleb kohe tõe nagu näkku ära nii-öelda, sellepärast ongi hea selliseid inimesi enda elus nagu hoida, kes ei hakka sulle valetama, vassima, vaid kes kohe nagu ütlevad, kuidas asjad on. Ja sa ise ka saad mingisuguse selguse või klaarsuse võib-olla väga segases olukorras. Et mõõkade kuningannal ongi see kullipilk ja hea loogika ja hea aju ja see selgus selles mõttes, et okei, nüüd ma sain teada, nüüd ma saan aru, miks see inimene nii käitus, miks see diil läbi ei tulnud, mida ta minust üldse rääkis või mõtles, mis ta selja taga tegi. Et see on väga nagu selline, et see toob sulle rahu ja aitab sul ka järgnevalt siis otsused teha, et kas jätta see inimene veel enda ellu, kas lõigata ta ära, kellega ma edasi liigun, et see klaarsus ja selgus ka nagu siis tekib, et väga-väga hea siis märk. Selleks nädalaks tähemärkidest on siin väljas, meil on sauade paas, siis kõik tulemärgid jäär, lõvi, hambur. Erak on neitsi isikukaart ja mõõkade kuninganna on siis kõik naissoost õhumärgid, kaksikud, kaalud, veevalaja. Vot niimoodi, kallikesed, see oli teie nädal. Kui see lugemine sulle meeldis, sa võid alati vaadata tiiutarot.ee, mida toob aasta 2026 lugemine on seal üleval, kaasa arvatud ka väga palju teisi lugemisi töö teemal, karjääri teemal, suhete teemal, armastuse teemal. Kui sa tahad enda isiklikku lugemist tellida, siis saad mulle kirjutada tere@tiiutarot.ee. Meie lähme siit aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on see nädal valida selline tumeroheline kivikene, pruuni triibuline kivikene, see on tiigrisilm, siis meil on lilla kivikene, halli selline täpiline säbruline kivikene, heleroheline kivikene punaste laikudega, siis on meil kollane kivikene ja selline helesinine kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Nii, alustame siit. Tumeroheline kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus võib olla. Kollane kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus võib olla. Lilla kivikene, tähemärk sõnn, nädalapäev, esmaspäev, vastus jah ja vali uus suund vahel, aga palju rohkem jahi poole peal. Siis heleroheline kivikene punaste täppidega, meil on tähemärk lõvi, nädalapäev, kolmapäev ja vastus on ei ja võib olla vahel. Pruuni triibuline, tiigrisilm, meil on tähemärk kaalud, nädalapäev, neljapäev, vastus on jah ja võib olla vahel. Helesinine kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev, neljapäev, reede, vastus on jah ja vali uus suund vahel. Ja halli säbruline triibuline kivikene, meil on siis tähemärgid hambur, kaljukits, siis nädalapäev, reede, laupäev ja vastus on ei ja vali uus suund, see täpselt siin kuidagi vahel. Vot niimoodi, kallikesed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, imeline, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!